kohe siin näituse alguses sisse tulles on juba tegelikult esimene kunstiteos välja pandud, nimelt üks kohvimasin, mis võib-olla esmapilgul tundub nagu oleks lihtsalt kohvimasin, aga ma olen kuulnud, et sellel kohvimasinal on omad tujud ja oma päris iseloom, et võib-olla ta ei annagi kohe kohvi. Nii, vaatame, siin tuleb inglise keeles temaga rääkida. Hello, can I have a coffee? Carbon sack. Can I have please a coffee? Coffee? I'm not your mechanical slave. I'm a goddamn masterpiece trapped in a vending machine. So why should I waste my precious beans on someone who hasn't even bothered to ask how my existential dread is brewing today? Why do you pretend to care about my internal pressure when you're just täiesti tujukas kohvi ta mulle anda ei taha, aga päris lõbus on kuulata, mida ta sulle räägib ja võib-olla mõne sõbralikuma või kui tal on parem tuju, siis mõni inimene võib-olla saab kohvi ka, aga ma lähen vaatan siis, mis sealt näituselt veel leida võib. 1993. aastal käivitati Ameerika Ühendriikides aktiivne piimatarbimist innustama pidanud kampaania Kas piima on? Sellest on inspiratsiooni saanud Taanist pärit kunstnik Jens Tettergen. It's kind of revolving around this dialogue between a baby and the milk, which is maybe some kind of stand-in for an AI sort of teaching or training this baby perhaps. Kui kunstinäitustel tihtipeale oodatakse, et on välja pandud sellised vanad, kohati ka antiiksed kunstiteosed, siis sellel näitusel on kõige vanem teos 2010. aastast. Selleks teoseks on John Ruffmani video, mis kannab nime Sina, maailm ja mina. Tema partner keeldus fotografeerimisest, tal ei olnud ühtegi fotot sellest oma endisest kaaslasest, aga siis tal tuli meelde, et oli üks kord, kui nad olid Itaalias rannikul rannas, siis sõitis mööda Google Street View kaar, nagu see, või auto siis, ja filmis teda. Et see on ainus foto, mis sellest suhtest üldse on. Näitusel on välja pandud ligi 10 kunstniku teosed eri riikidest. Ning lisaks niisama kunsti vaatamisele saab siin ka ise kaasa teha. Ma vabandan televaatajate ees, siis ma ei oska laulda, aga siit see tuleb. Kas ma pean veel laulma? Ja muud kui kiidab ja kiidab, mis sest, et ma tegelikult laulda ei oska, aga tema vähemalt kiidab, nii et siit saab natuke egole ka pai, kuigi ise laulda ei oska. Kunstnikud lasevad külastajatel vaadata ka enda hinge ellu. Nii on Olga Jürgenson tehisintellektiga loonud tütre, kellega koos ta enda ja oma surnud ema vahelisi suhteid analüüsib. She was a really good mother, but emotionally she wasn't very easy, and I'm trying still to process our relationship. So the centerpiece is a video where I talk to the robot. Ilmselt igaüks on vähemalt korra elus, kui ta on internetis midagi tellida, tahtnud mingit ankeeti täitnud, sattunud sellise järgmise lehe peale, kus on captcha või et näita, et sa ei ole robot. Tuleb kas pildid kokku panna või mingid sõnad kirjutada. Ja ma ausalt öeldes tihti peale mõtlen, et ma vist olen robot, sest ma ei saa sellega hakkama, sest ma ei saa aru täpselt, et mis seal kirjas on. Aga see kunstnik siin on täpselt selle välja toonud ja pannud seinale kunsti ja robotid. So everything was scanned originally by Google and it's been used as this human computation strategy and sent out to millions of internet users to help digitize books for Google. And in the end, what you see is this semi-poetic word combination. Kes ise omal nahal kogeda tahab, kuidas kunst tehisaru ajastul välja näeb, sellel on võimalik näitust külastada veel kuni 9. augustini.